kätte on jõudnud kevadpuhastuste aeg ja eriti kui kodus on sellised vahvad karvased pereliikmed, oleks tore, kui koristamisel oleks abikäsi. Maarjus, praegu on selline kevadpuhastuste alguse aeg, et iga perenaine, peremees hirmuga mõtleb, et nüüd tuleb kodu pikki päevi koristama hakata, aga tegelikult seda kodukoristust saab ju enda jaoks palju lihtsamaks teha. No kõik teavad ju seda, et koristamine tegelikult maandab stressi, eks ole, ja on selline rahustav tegevus. Et meie firma siis tegeleb robot-tolmuimejate müümisega, mis siis aitab inimestel oma kodu eest palju paremini hoolitseda. Et isiklikult ma ei ole juba aasta aega selle tavalist tolmuimejat välja võtnud, eks ole, et kuna siin on ka mitu korrust, et siis peab üles alla selle raske masinaga käima, siis tegelikult see robot on väga selline kompaktne ja kerge masin, et kes täpsemalt tahab teada, siis 3 kilogrammi ainult ja viin ta siis teisele korrusele, puhastab seal need toad ära ja toon ta alla tagasi. Et tegelikult siis kevadel ju on see koristamise kõige populaarsem aeg, sest et päike hakkab tuppa paistma ja siis sa hakkad nägema, kui palju seda tolmu kodus on ja siis läheb vaja sellist abilist. Aga kui nüüd rääkida 2 korrusest, trepid, kuidas robot nende treppide peal käitub, et peab sellega ka kuidagi ettevaatlik olema, mingisugused erilisi abinõusid kasutama? Kes on eriti mugav inimene, võib iga trepiastme peale selle tööle panna ja puhastab kõik need trepiastmed ära. Aga robotitel, kui te räägite nüüd sellest, et kas see kukub näiteks alla sealt, siis robotitel on ees sellised andurid, mis siis näevad ära, kui on üle 5 sentimeetri kõrgune kukkumine näiteks, siis robot sealt alla ei lähe. Et ta keerab ennast ringi, nii et on täiesti ohutu. Aga kui keegi ikkagi muretseb, et äkki ta kukub alla, siis on võimalik panna ka selline lisa magnetriba sinna, mis tekitab talle sellise virtuaalseina ja siis on 1000% kindel, et see robot sealt alla ei sõida. Et Mamibotil on siis selline väga lahe leiutis tehtud, et kus robot on võimalik ka pesema panna. Et kui tavaliselt kõik jaeturul olevad robotid on sellised ühefunktsioonilised, et puhastavad lihtsalt põrandalt selle tolmu ja prahi ära, siis Mamibotil on selline märgpesu võimalus ka olemas, et paned sinna lisakanistri, paned vee sisse ja kui soovid, võid lisada sinna ka natukene pesuvahendit. Kes on nagu ökoinimene, siis temal pole vaja panna, ja puhastab teil sisuliselt siin 200 ruutu põrandad ka veel ära. Et ainuke mure seal on see, et kui on vaibad, eks ole, siis tuleb vaiba peale. Aga üldiselt vaipa ta ei määri ja liiga märjaks ka ei tee. Et selles suhtes, et nii et on väga hea leiutis. Aga kui nüüd üldiselt vaibast rääkida, siis on peresid, kus on vaipasid ja kus on tõesti kassikarvad ja loomakarvad mõnusalt vaipade peal, et kuidas nagu robot nendega hakkama saab? Vanad robotid, mis kunagi tehti, on kõik olid sellised üsna algelised, kus taheti selle vaakumi efekti tekitada, et see oli hästi väike pilu seal roboti all ja ees oli ainult 2 harjast. Ja need tihti ummistusid ja läksid seal tolmu ja karvu täis ja robot jäi kuskil nukralt seisma. Siis Mamiboti robotid on all sellised suured harjased, mis siis rullivad seda karva sinna masina sisse. Nii et ta saab kätte kõik need juuksekarvad ja kassikarvad ja koerakarvad, et ilma, et tekiks mingeid ummistusi. Ja nii, et nii lihtne see ongi. Aga räägime siis akendest. Et kevadisel ajal, nagu sa ütlesid, päike hakkab sisse paistma ja aknad on esimene asi, mis meile näitavad ära, kui väga oleks vaja neid pesta. Jaa, Mamibotil on selline huvitav tooteliin nagu aknapuhastusrobot, iGlass Bot ja me oleme siis need aasta aega neid ka pakkunud ja praegu on, ma arvan, et väga suur seltskond inimesi juba, kelle akna peal sõidavadki sellised robot aknapuhastajad, nii et meie valikus on täitsa selline olemas. Lisaks on see aknapuhastusrobot selline, tal on siis see vaakummootor seal sees, et see hoiab teda seal seina küljes kinni või klaasi küljes või peeglite küljes, nii et ja isegi kui näiteks ta sõidab teil kodus vannitoas üle nende vuugi vahede, siis alla ta ei kuku sealt, sest et see vaakum on nii tugevasti seal kinni. Mitmetele meie vaatajatele kindlasti Mamibot on tuttav, aga neile, kellele veel ei ole, siis kus seda lisainfot saab ja kus nendega tutvuda saab? Meil on praegu Tallinnas 2 poodi, üks on siis Rocca al Mares ja teine on siis Kristiine keskuses. Need on väga populaarseks osutunud juba ja seal tihti müüakse ühe päevaga juba mingid mudelivärvid läbi, eks ole. Aga kes kõige turvalisem ost on täna ka e-poest, et kes elavad üle Eesti, igal pool kas või Lõuna-Eestis või Saaremaal, et siis www.mamibot.ee ja sealt saadame tegelikult 1-5 tööpäevaga selle masina teile juba koju või pakiautomaati. Nii et kui te tahate rohkem aega iseendale ja perele, siis tasub appi võtta robot-tolmuimeja, mis võtab nii tolmu kui ka peseb.